Tere õhtust kõik minu Lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere õhtust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere õhtust kosmos ja galaktika. Tere kõik minu tõelised sõbrad. Väga palju vett on jälle vahepeal merre voolanud ja ma pole vist juba ligi pool aastat mitte ühtegi sellist pikemat jutusaadet teinud. Vahepeal on aga väga palju toimunud ja täna ma mõtlesin, et võtan teid natukeseks siia Vietnami loodusesse kaasa ning räägin sellest, millega ma olen tegelenud ja kuhu kogu see uus tehnoloogiline maailm minu arvates liigub. Kuid kõigepealt üks lühike uudis. Täna ma oma uuest raamatust pikemalt rääkima ei hakka, ehk siis sellest punasest sinimust valgeks, KGB, kommunistid ja võimu värvivahetus pärast 1991. aastat. Et see raamat on siis valmis ja ootab praegu ISBN numbrit lähitundidel või isegi lähipäevadel. Ma ei tea, kuna mulle see antakse. Ja siis kõik tellijad peaksid saama selle kätte e-pub versioonis. Ja kui tulevikus vaja, siis räägime sellest veel eraldi kommunismi teemast ja kõigest sellest, kus siis praegu kogu see süsteem ja kogu see kupatus, kuhu on jõudnud presidendi valimiste eel. Aga minu tänane teema on hoopiski absoluutselt teisest puust. Ja nii huvitav, kui see ka pole, täna ma tahan rääkida rattast. Mitte sellest rattast, kes Eesti rahva WHO-le maha müüs, see on juba vana legend, aga täiesti tavalisest rattast. Sellest ümmargusest asjast, mis leiutati 1000 aastaid tagasi ja mille leiutaja nime me ei tea tänapäeval tegelikult mitte keegi. Mäletate ehk, kui ma 3,5 või 4 aastat tagasi hakkasin tehisintellektist vaikselt rääkima ja sellega väga põhjalikult nagu tutvust tegema, tööd tegema, siis vaadati seda kõike väga-väga imelikult. Mõned isegi mõnitasid, mõni muigas, mõni arvas, et tegemist on mingi, ma ei tea millega, mingi moeröögatusega, kes näitas näpuga ja et mis ulme juttu see mees nüüd jälle ajab. Aga nagu te täna näete, nüüd te kasutate enamuses kõik, kes siin Lõustaraamatus figureerivad tehisintellekti oma tekstide kirjutamisel. Nii et te tulete mulle järgi, aga pooleteise aastase hilinemisega. Ja praegu on maailm hoopis teistsugune. Nagu ma ütlesin, tehisintellekt kirjutab Lõustaraamatu postitusi, loob igasuguse pilte, videosid, tõlgib, mida iganes, programmeerib, analüüsib dokumente ja aitab kirjutada raamatuid. Ja vahemärkuseks ütleks seda, et põhimõtteliselt ta teeb kõike ja miks ta ei peaks tegema siis näiteks neid e-valimisi või siis AI valimisi, aga see ei ole tänane teema. Ma lihtsalt tahan öelda, et tehnoloogia on sedavõrd arenenud, et igasugused valimised, kaasa arvatud, ma ei tea, presidendi valimised või mis iganes, kõik saaks tehisintellekti ja plokiahela peale üles ehitada, aga riik ja rahvas seda ei taha. Ning tegelikult väga suur osa sellest, mida me iga päev internetis näeme, ongi tegelikult tehisintellektiga seotud. Üks asi on see, mida me näeme, teine asi on see, mis sirmi taga on. Ja isegi kui te seda alati ei märka või tunnistada ei taha, paraku see niimoodi on. Kuid selles kõiges on üks nagu suht tähtis asi veel. Et enamik inimesi nagu vaatab seda tehisintellekti endiselt kui väga osavat kirjutusmasinat. Ja sa lihtsalt küsid mingi küsimuse, tema vastab, kas ta vastab hästi siis või halvasti. Palud tal kirjutada mingit teksti, mingit lugu, mis iganes ja ta kirjutab. Tahad sa mingit pilti saada või mis iganes, ta teeb selle ja teebki enamat.
Aga see oli tehisintellekti selline esimene etapp ja see etapp on juba ammu aega tegelikult juba läbi saanud. Ja nüüd me oleme jõudnud täiesti uude majandusharru, agentide ajastusse. Agentide põhine majandusmudel praegu koorub lahti maailmas, on juba sündinud. Ja see tähendab seda, et tehisintellekt ei istu enam lihtsalt ekraani taga ega ei oota inimese järgmist küsimust. Ta saab endale ülesande, jagab selle väiksemateks sellisteks töödeks, iseseisvalt otsib informatsiooni, kontrollib iseennast, laseb siis teistel süsteemidel oma tööle vastu vaielda, heaks kiita, analüüsida, parandab vigu ja liigub seejuures siis järgmise ülesande juurde, et saada nagu lõplik resultaat. Ja see ei ole enam mitte üks mingi selline tark juturobot ega mingi niisama nagu eesti keeles öeldakse, et tehisharu, et see on terve digitaalne, osaliselt juba kvantarvutite meeskond, nähtamatu agentide meeskond ja sellest kujuneb nüüd terve suur majandusharu. Üks agent otsib informatsiooni, teine kontrollib allikaid, kolmas loob arhitektuuri, neljas ehitab, mis iganes, viies püüab ehitatud süsteemi lõhkuda, ka see on test. 6 agent jälgib igasugused riske, 7 kirjutab kõik otsused kusagile üles, nähtamatult muidugi, et hiljem oleks võimalik siis täpselt kontrollida, millal ja mille põhjal midagi otsustati. Ehk siis see on terve digitaalne ja osaliselt, nagu ma mainisin juba, kvantsüsteem. Ja varem oleks niisuguse töö tegemiseks olnud vaja 10 või isegi 100 inimesi kusagil, ma ei kujuta ette, New Yorgi Manhattani kontoris, hästi suur kontorid kusagil, kus iganes Tallinna kesklinnas, Rotermanni kvartalis, igasuguseid majandusteadlasi, juhte, osakondi, hommikusi koosolekuid ja meeletud palgafondi. Ja praegu võib siis üks inimene juhtida enda ümber tervet seda digitaalset ettevõtet, ehk siis agentide armeed, kutsun niimoodi. Ja meie ülesanne ei ole enam kõike ise teha. Nagu te näete, töökohad kaovad, igasugused ülesanded, mida varem saite töö juures teha, mis teile anti, kõik teeb nüüd tehisintellekt, kui oskate seda nii-öelda kasutada. Ehk olete õppinud seda siis iseseisvalt haldama. Ja inimese ülesanne ongi anda ainult suund, luua idee, seada eesmärk ja panna masinad omavahel siis organiseeritult tööle. Ma kutsun neid masinateks. Ja siit me jõuamegi siis tänase teema ratta juurde. Ratas ise ei olnud veel auto. See ei olnud ei rong, ei lennuk ega kosmoselaev. Esimene ratas veeres tõenäoliselt kusagilt, ma ei tea, mööda Porist teed pidi väga-väga ammu ja aitas siis kanda natukene võib-olla suuremat, raskemat koormat, kui inimene oma seljas kanda jõudis. Aga siis mingil hetkel pandi rattale juurde vanker, vankri ette pandi hobune, siinkohal mulle meenuvad lapsepõlve hobuvankris sõidetud metsavaheteel sõidud Setomaal, kiiga-käega, vanker logises, heinte sees, padjad all, tekid peal, kui vaja oli, väike laps, hobune jäi seisma, tõstis saba, sittus tee peale, missugune aroom oli, kopsurohi. Vot need olid mälestused, need olid ajad. Ja siis tuli mootor muutus järjest võimsamaks,
pissite nina sinna sumbutaja toru juurde, saite lahmaka vingu gaasi või seda mootorist tulevat tossu. Ja nii tulid autod ja nii tulid rongid, auruvedurid, kiirrongid. Eks nendele oli väga palju vastuseisjad, oli ka selliseid, kes laitsid nad maha, nagu praegu tehisintellekti arengut paljud laidavad, ütlevad kõik, et see on nii ja naa. Ja mõelge ratta üle. Isegi lennuk kasutab rattaid selleks, et koguda maapinnal siis kiirus, millega õhku tõusta. Ilma rattata pole elu. Ja kosmoselaev ei lenda küll rataste jõul, kuid ka selleni jõuti läbi pika tehnoloogilise ahela, kus siis iga uus masin ehitati varasemate leiutiste peale ja ma arvan, et seal on ka rattatehnoloogiat päris palju kusagil sees, mis iganes konditsioonis. Ja ratas ei ole mitte kuhugile kadunud. Ta sai lihtsalt mootori ja kui mootor rattale kiirus andis, tõukejõu või mis iganes, hakkaski siis kogu inimese maailm muutuma. Ja minu arvates oleme praegu tehisintellektiga umbes samas kohas. Et leiutatud on digitaalne ratas, mis on juba veeremisstaadiumis, aga suurem osa maailmas kasutab seda alles selle hobuvankrina, kus siis 4-jalgne elukas on ees, vahepeal tõstab saba ja laseb teile pussuaisu. Ja me palume sellel siis nähtusel teksti kirjutada või pilti joonistada, ega saa veel nagu absoluutselt aru, millised mootorid, lennukid, kosmoselaevad sellele rattale praegu juurde ehitatakse või on juba ehitatud. Siinkohal väike kõrvalepõige, te teate, et väga paljud tehisintellektid maailma tipptasemel, mõningad, mitte väga paljud, aga kellel on juba areng sellisel tasandil, on võetud riiklike strateegiliste kontrollide alla. Claude, Anthropic, kõik seal mingisugused muud süsteemid, Hiina süsteemid ja seda loetakse juba nii-öelda strateegilise varana, mida lihtinimesele enam täies võimsuses kasutada ei anta. Ja tegelikult see tehisintellekt siis kõik reaalajas andmed, agentide süsteemid, programmeerimisliidesed, igasugused krüptograafilised tõendid ja uued digitaalsed turud hakkavad praegu omavahel kokku kasvama. Nad võistlevad omavahel ja siit kasvabki välja see uus agentide majandusharu. Ma ei hakka siin väitma, et minu arvuti sees töötab juba mingi müstiline kvantarvuti. See ei oleks tõsi, kuid me liigume täiskiirusel sellise maailma poole, kus järjest suurem arvutivõimsus, tehisintellekt ja tulevikus ka kvanttehnoloogiad annavad masinatele väga suure võime analüüsida selliseid andmemahte ja võimaluste kombinatsioone, millega inimese aju lihtsalt võistelda ei suuda. Ei mitte üheski majandusvaldkonnas, ei mitte üheski konditsioonis ega ülesandes, lihtsalt masin on inimesest alati võimsam. Täpselt nii, nagu sa ei jõua kõndida võidu ega joosta võidu autoga, ega liikuda lennuki kiirusel, on täpselt samamoodi praegu tehnoloogilise tehisintellekti siis nii-öelda tippsaavutuse masinaga. Inimese aju ei suuda mitte mingil tasandil, mitte mingisuguseid ülesandeid sellisel kujul, nagu masin teeb, lahendada. Ja ma nagu vaikselt läheks üle nagu teema keskpunkti juurde, et finantsturgudel maksab iga selline viga päris palju raha. Ma arvan, et väga paljud on proovinud kusagil investeerida, mängida, paigutada, teenida mingid megahulle kasumeid kuskil bitcoinides, börsidel ja
üldjuhul te alati kaotate selle raha. Ja tagasi tulles masina juurde, masin ei tunne hirmu ega ahnust. Tavaliselt ahnus hukutab inimese. See ei tähenda, et masin võiks eksida. Võib küll, aga ta võib isegi seda vahel väga kiiresti teha, et te kaotate sekunditega raha. Kuid masinale saab anda sellise põhiseaduse, ma nimetan seda põhiseaduseks, millest masin ei tohi üle astuda. Ta saab ette määrata, kui palju ta võib riskida, millal ta peab peatuma, millal ei tohi ta üldse tehingut teha ja millal peab ta tunnistama, et olukord on ebaselge. Ja nii on, masinad on juba nii targad, et see kõik on võimalik masinale sisse programmeerida. Ja masina suur eelis ei ole tegelikult ka see, et ta näeb tulevikku. Tulevikku ei näe tegelikult keegi, võib-olla mõned nii-öelda šarlatanid näevad tulevikku, aga masina eelis on see, et ta suudab korraga jälgida tohutut hulka informatsiooni ja võrrelda tohutul hulgal tuhandeid võimalusi ja täita igasuguseid kehtestatud reegleid samal ajal, ka siis, kui inimene ise oleks juba väsinud, ahne või paanikas ja kus ta teeb siis need valed otsused, millega ta oma raha kaotab. Ja nüüd ma jõuan selleni, millega ma olen viimastel kuudel tegelenud. Põhimõtteliselt võib-olla isegi viimasel aastal, sest mõte ikkagi liigub ühes suunas, kuhuni me ükskord jõuame, kas masin on suuteline meile raha teenima, nii et istud terrassi peal, vaatad loodust, jood kohvi ja nii-öelda pappi tilgub kõlks, hea kui bitcoine, mida iganes, aga see ei ole reklaam, see on siis see tõsiasi, mida ma praegu ehitan. Ja ma ehitan kapitalifarmi. Kutsun seda praegu kapitalifarmiks, ma ei anna ei domeeni nime, ei projekti nime, vaid kujutate ette need suured igasugused, mis need keskused tehakse Eestisse ka, ehitatakse kõik neid AI keskusi, kui palju on neid bitcoini farme, kus bitcoine kaevandatakse, meeletud investeeringud, meeletu infomaht, sadades meetrites, tuhandetes kuupmeetrites igasugust jahutussüsteeme, terve riikide tasandil elektrikulu. Et see on nagu siis see, mille poole maailm on liikunud ja mida praegu siis arendatakse neid suuri farmiprojekte, aga see ei ole kapitalifarm. See on infrastruktuur. Ja minu kapitalifarm lihtsalt kasutab seda. Ja see ei ole tavaline kauplemisrobot ega mingi üks selline programm, kus öeldakse, et tuleb pane raha sisse, kohe saad miljonäriks või mis iganes. Ja et mingisugune siis süsteem, mis üritab nagu turu järgimist või liikumist ära arvata, ei, see ei ole see. Et minu kapitalifarm on väga paljudest väikestest mudelitest ja agentidest koosnev süsteem, kus iga osa täidab siis oma ülesannet. Üks jälgib turgu, teine otsib võimalusi, kolmas hindab riski, neljas vaidleb otsuste vastu ja viies salvestab tõendid ja nii edasi, nii edasi. See on meeletult suur projekt, meeletult keeruline, aga tänapäeva siis nii-öelda võimekus juba kõige võimsamad masinad suudavad seda ehitada. Ja ma nimetan seda kapitalifarmiks sellepärast, et kogu süsteem ei sõltu ühest suurest ideest ega ühest väidetavalt siis mingist geniaalsest mudelist nii-öelda. Nagu päris farmis ei sõltu kogu saak ühest taimest, ei sõltu ka kapitalifarm ühest ainsast otsusest. Või siis võtame kas või nagu seafarm, hea näide, et kuidas väiksed notsukesed seal pannakse kasvama ja see ei sõltu ühest ainsast otsusest ja see võib vahel sõltuda isegi sellisest otsusest nagu Eesti tingimustes, kus kõik tapetakse lihtsalt maha.
Aga minu masin selliseid asju ei ehita, vaid ta ehitab või pigem seal kasvatatakse korraga väga palju väikeseid mudeleid, mida siis kontrollitakse, võrreldakse ja pannakse omavahel võistlema. Nõrgad mudelid kõrvaldatakse, nõrgad ei löö maailmas kunagi läbi ja tugevamad pääsevad järgmisse etappi, kuid ka nemad ei saa iseseisvalt kapitali käsutada, sest kõikide mudelite kohal seisab riskimootor. See on eraldi teema, piltlikult öeldes riskimootor on selline kapitalifarmi ülemus. Mudelid võivad pakkuda, vaielda, hääletada, kuid lõpliku loa annab siiski riskimootor. See on eraldi selline inkubaator või labor, mis piltlikult hoiab nagu kosmoselaeva kusagil trajektooril, et ta alla ei kukuks. Ja kui vajalikud tingimused ei ole täidetud, jääb lihtsalt tehing tegemata, sest ei ole mõtet teha tehingut, kus raha haitub või midagi juhtub. Ja väga sageli on finantsturgudel kõige targem otsus mitte midagi teha, lihtsalt molutada. Istud, molutad, jood kohvi või mis iganes, tõmbad sigarit. Ja iga otsus peab jätma maha ka tõendi. Muidugi mida kindlasti ei jäeta maha e-valimiste puhul ega presidendivalimiste puhul. See oli jälle selline väike kõrvalpõige, mõttevälgatus. Ja see ei peaks olema mitte hiljem kirjutatud selline ilus seletus, vaid ajaline jälg sellest, mida süsteem enne otsust teadis, mida mudelid pakkusid ja millised riskipiirid kehtisid ning miks just midagi tehti või tegemata jäeti. Paralleelid tõmmaki ise e-valimiste ja kõikide muude asjadega, mida saaks tegelikult Eestis väga edukalt korraldada, aga mida mitte keegi ei taha teha, kas mõistusest on puudu või siis tahtest või siis millegist muust. Ja kui kapitalifarm teenib, peab see olema nähtav. Kui ta kaotab, mis on ka reaalne, peab ka see olema nähtav. Kui näiteks 400 mudelit visatakse kõrvale ja ainult 5 pääsevad päris süsteemi, isegi see peab olema nähtav. Ühesõnaga, see peab olema absoluutselt nähtav ja avalik. Tõmmake jälle paralleelid valimistele. Ja ma ei ehita mingisugust tavalist järjekordset internetilehte, kus näidatakse mingisuguseid ilusaid graafikuid, mingit ilusat vilkumist-välkumist ja räägitakse sellest, kui rikkaks te kohe saate, pange ainult raha alla, pappi tuleb nagu ratsaobuse seda sõnnikut on. Ei taha lihtsalt ropendada. Aga ma ehitan süsteemi, mis ei saa oma minevikku tagantjärele ümber kirjutada, ehk siis võltsida. Ja seda süsteemi ei ole vaja pärast purustada vahepeal kuvaldaga ega auke trelliga sisse puurida nagu kunagi siin valimistulemuste kiipe lõhuti televisioonis avalikult rahva ees. Vaid selle minu kapitalifarmi juhtimiskeskus on, või ta peab olema, seal peab olema võimalik näha, millises seisundis masin parasjagu on, milliseid turge ta jälgib, kui suur on lubatud risk, millised mudelid töötavad, millised on kõrvaldatud, mis ei ole nagu sellised vajalikud või millega ei saa midagi hetkel teha. Ja kuidas süsteemi tulemus erineb sellest, kui inimene oleks lihtsalt oma vara hoidnud või raha üldse kuskil turult eemal hoidnud. Et selline täisanalüütika, täiskontroll, nähtavus, läbinähtavus. Ja selles ei jookse ainult mingid kasuminumbrid. Seal jooksevad ka vead, igasugused peatamised, keeldumised, kaotused ja just see loobki usalduse, sest süsteem ise ei tohi inimesele valetada ja ta ei saagi valetada, kui ta on õigesti ehitatud. Ja alustada tuleb ühest suurest ja väga sellisest likviidsest turust,
kus kõik on võimalik selgelt mõõta. Mitte mingitest võimendustest, futuuridest ega kasiinost, vaid see peab olema võimalikult kontrollitud keskkond. Ja kui kapitalifarm ei suuda seal pärast kõiki kulusid ja riske oma väärtust nagu tõestada, peab see ka ausalt nähtav olema. Et see ei ole selline $100 mänguasi ega ajutine näidissüsteem. Kapitalifarm ehitatakse esimesest päevast päris kapitali jaoks ehk raha jaoks või siis mingite rahaliste väärtuste jaoks, kuid päris kapitali värav on alguses lihtsalt tavakasutajale lukus. Ehk ma ehitan tegelikult piltlikult öeldes sellist päris lennukit, mitte lennuki pilti. Mootor, juhtimissüsteem, must kass, huvitav, jah, tipsas üle keele. Must kast, turvamehhanismid ja kogu konstruktsioon sellel lennukil piltlikult öeldes peavad olema algusest peale päris. Ja enne reisijate pardale lubamist tehakse katselennuk katselenduritega. Vot niimoodi näeb see nagu piltlikult välja. Ja kõigepealt jälgib masin päris turgu. Siis tuleb sinna piiratud kontrollkapital. Siis tuleb selline väga väike ring kutsutud inimesi ja avalik ligipääs jääb siis kõige viimaseks etapiks. Et niimoodi näeks välja selle kapitalifarmi töölepanek. Ja ühel hetkel peab see süsteem olema võimeline teenindama mitte ühte, vaid väga paljusid eraldiseisvaid kontosid, väga paljusid, sest see süsteem kapitalifarm saab olema globaalne. Ja iga inimese vara jääb tema enda kontole, see on ka üks kõige tähtsam asi. Raha ei kanna mitte keegi mingisugusesse ühisesse salapärasesse rahakotti, kus pärast ta haitub või siis mis iganes näidised kõik on siin elust enesest. See lihtsalt kaob ja inimesed kaotavad selle, vaid masinale saab anda nagu rangelt piiratud õiguse teha ainult eelnevalt lubatud tehinguid, kuid mitte õigust seda raha välja võtta. Mida masin võiks ka teha tegelikult. Ja mida vahetevahel isegi masin teeb, on juhtumeid. Ja kõigil on erinevad riskipiirid, kuid kapitalifarmi keskne selline intelligentsus ja riski põhiseadus jäävad nagu samaks. Et me veel tegelikult täna ei tea, millal kogu süsteem lõplikult valmis saab. Ma räägin me-formaadis, sest juba palju huvilisi on. Ja võib-olla kulub selleks mul mitu kuud veel, võib-olla kauem. Tehnoloogia paralleelselt areneb, praegu on see tempo niivõrd kiire, et see, mida ma täna ehitan, võib aasta pärast näha hoopis teistsugune välja, aga vundament saab loodud tänaste siis nii-öelda tehnoloogiliste ja muude agentide tehisintellekti võimete kohaselt. Aga see töö ei alanud täna hommikul sellise ühe juhusliku mõttega, et see kõik nagu see temaatika, ma olen viimastel kuudel ehitanud igasuguste agentide, tõendite, kontrollmehhanismid ja masinate omavahelise töösüsteeme nagu põhitööna. Et see asi ei ole mulle nagu uus, sest tegelikkuses ma teen seda, mida mitte keegi ei tea, minu põhitöö. Ja pigem see kapitalifarm on nagu hobi või siis ütleme selline ettevõetud järgmine loominguline samm, et kui kunstnik õpib joonistama, saab pintslid värvid ja ühel hetkel ta tahab juba teha sellist tõelist maali. Ja kogu selle arhitektuur on kõik kirja pandud, erinevad sõltumatud masiniintellektid on saanud ülesanded seda rünnata, otsida üles nõrgad kohad ja selgitada, kõik nad töötavad ööd kui päevad, surisevad ja nad otsivad igasuguseid lahendeid ja ülesandeid, miks mõni osa ei pruugi selles süsteemis
päris maailmas töötada, missugused töötavad ja lasen ka ründe all olla, et missugused rünnakud muudavad selle süsteemi tugevamaks, sest palju odavam on avastada viga enne päris kapitali kasutamist või raha kasutust või bitcoinide kasutust, kui pärast seda siis kogeda või tunda saada. Ja selles kõiges peitubki nagu praeguse ajastud tohutu võimalus, miks mulle meeldib seda kõik džunglis teha, džunglis olles, kus nagu kõik need mõtted, teadvuse, igasugused kosmilised väravad avanevad kõigest sellest maailma jamast nii-öelda puhkuse formaadis, vabas formaadis, mitte palju kaasa mõeldes kõigele sellele, mis tegelikult toimub. Igasugused muud tegevused, kõik faktivalguse artiklid ja planetpulsarid ja need on kõik ära juba delegeeritud tehisintellekti nii-öelda oskustele, võimalustele. Ise lihtsalt loen ajaviiteks. Et see näitab ka seda, kuidas masinad kõik töötavad. Ja tegelikult ongi nii, et kui tellida näiteks midagi sellist tavalisel viisil mõnelt suurelt New Yorgi või Londoni või Singapuri tehnoloogia agentuurilt, läheks juba ainuüksi sellise süsteemi kavandamine ja esimeste, ma ei tea, mingisuguste töötavate versioonide ehitamine väga-väga kalliks. Ma ei hakka siin numbreid nimetama, aga selliste puhkudel on vaja tervet meeskonda, projektijuhte, programmeerijaid, analüütikuid, disainerid, auditeerijad. Ja see ongi minu eelis, miks ma olen veidikese kõigest nagu ajastust ees, sest ma alustasin tehisintellektiga tööd juba siis, kui teised veel nii-öelda pöialt imesid. Ja nüüd siis agentide ajastu on kätte saanud, mida te väga vähesed teate. Agentide majandusest ei ole teile keegi rääkinud, meedias teile sellest minimaalselt võib-olla kuskil vihjatakse läbi lillede, sest keegi midagi ei tea, kuidas see kõik töötab. Ja sellel agentide ajastul on nüüd võimalik kõik see töö teha hoopiski teisel viisil ja teistel meetoditel. Üks inimene võib juhtida digitaalset meeskonda ja ehitada midagi sellist, mille loomiseks oleks veel mõni aasta tagasi olnud vaja tervet ettevõtet. Ja niimoodi vana majandus veel töötab. Teil on terved ettevõtted, mis tasapisi hukkuvad ühes ja teises valdkonnas, aga tegelikult mitte keegi ei õpeta teid ega ei tea, kuidas üks inimene võib võtta siis terve digitaalse armee ja teha sellest mingit suurt asja, aga mis kindlasti ei ole võrreldav ja mõõdetav vana majanduse õpetustega. Kõik see, mida teile õpetati ülikoolides või kuskil mujal, see kõik hukkub, nagu ma olen varem rääkinud. Ja ma tahan jõuda nüüd nagu sellise nagu elulise praktilise poole peale ka, et see kõik ei tähenda, et sellise kapitalifarmi ehitamine oleks mulle tasuta. Et siin on vaja väga korralikku tehnilist infrastruktuuri, turuandmeid, igasuguseid turvalisi servereid, sõltumatuid kontrolle, turvateste, igasugust juriidilist ettevalmistust ja lõpuks ka piiratud kapitali, millega siis süsteem peab päris turul oma igasugused nii-öelda katselennud läbima. No siin on nii ja naa, osa teeb tehisintellekt, osa tuleb kusagilt targemalt poolt sisse osta, mis iganes. Ja sellepärast ma tahan enne, kui ma täna lõpetan, öelda midagi sellist päris nagu otsekohest, et kõik see, mis ma täna teile rääkisin, et see on nagu ühtpidi selline tasuta konsultatsioon sellest uuest ajastust, agentide majandusest, mis on kohe ukse ees tulemas maailmas juba olemas, kuhu te astute hiljemalt aasta pärast ise ka uksest sisse, aga siis te ei tea, kuidas teha, mida teha ja mida ma siis praegu otsin. Et ma ei otsi endale töötajat ega nõuandjat, ega ma ei otsi inimest, kes tuleks mulle mingisuguseid siin finantsturge õpetama või ütlema, millist nuppu vajutada.
Ja analüütilise ja tehnilise töö jaoks ehitataksegi sellist agentide süsteemi ning kõik vajalikud eriteenused saab projekti juurde võtta siis, kui see kõik on üles ehitatud, kui need konkreetselt vaja läheb. Ja ma otsin praegust ühte või ma ei tea, mõningaid passiivseid selliseid inimesi, kuidas neid kutsuda, investoreid, huvilisi, kellel oleks huvi panustada, paigutada oma vaba kapitali sellesse projekti, ehk siis kapitalifarmi. Te teate väga hästi, võrdluseks võiks tuua näiteks Binance'i börsi, missugused on seal käibed, numbrid ma ei hakka teile siin nimetama, muidu ütlete, et reklaamin, ajan kärbseid pähe, uurige ise, missugused on käibed näiteks Bitcoini turul, börside turul. Ja kapitalifarm on mastaapselt võib-olla midagi sarnast, võib-olla isegi veel suuremat. Ja inimestel, kellel on nagu huvi selle vastu, et kes tahab endale nagu paigutada mingit positsiooni tulevikus millekski, mis võib kasvada palju suuremaks kui üks väikene mingisugune kauplemisprogramm või siis praegune ärital, võtke minuga personaalselt ühendust, arutame. Ja see võiks olla selline persoon, kes ei taha tulla valmis süsteemi juurde hiljem kliendina, sest saate aru, globaalne teema, kliente tuleb globaalselt ja mis iganes, kes iganes tahab sellest siis nii-öelda kätt valgeks saada, vaid see inimene tahab olla selle sünni juures varajase partnerina. Ja jutt siis käibki investeeringus sellesse kapitalifarmi arendamisse, räägin otse, ilma kärbseid pähe ajamata, investeeringud sellesse süsteemi ja selle tulevikku, numbrid ma siin ei hakka nagu arutama, seda saab arutada privaatselt, võimalikud osalused, igasugused riskid ja kõik muud asjad, see on juba nii-öelda teelatehniki. Ja praegu on siis võimalik tulla selle projekti juurde hetkel, kus siis kontseptsioon, arhitektuur, süsteemi põhiloogika ja kogu see ülesehitus on olemas ja töö käib, masinad töötavad ööd kui päevad 24, 360, 365, kuid see suurem kuid suurem maailm siis, ehk siis see avalikkus ei tea maailmas sellest täna veel mitte midagi. Ka see jutusaade, mida ma siin praegu siis teile olen teinud, see on ka esimene selline esitlus. Ja kui see kapitalifarm ükskord töötab ja on ennast globaalsel turul tõestanud, siis on olukord juba hoopis teine ja siis ongi olukord juba hoopis teine. Ja siis ei tulda enam selle sünni juurde, siis tullakse valmis süsteemi ukse taha kopp, kas ma saan sisse tulla ja kuidas saan tulla. Sest üks on ka selge, vana maailm, vana majandus, kõik hukkub, kõik hukatakse, mis segi pommitata maailmas. Te näete, mis toimub praegu kõikide nende sündmuste ümber, siis vanad süsteemid kõik hukkuvad iseenesest riburada pidi, mis füüsiliselt ei hävitata, see hävitatakse siis, ma ei tea, mis iganes, mentaalselt, moraalselt, kuidas iganes, mitte üks vana majanduse süsteem ei jää ellu. Ja ma ei otsi sellist mingid sellised väikseid investoreid hulgi või niimoodi. Ja ega ei korralda siin mingisugust sellist avalikku raha kogumist, vaid pigem otsin ühte või paari sellist isemõtlevat inimest või inimesi siis, kes saavad aru, et millises arengupunktis maailm praegu asub. Ning kellel on võimalik paigutada osa oma vabas kapitalis pika vaatega arendusprojekti, seda tehakse
praegu kõikjal igal pool uute tehnoloogiate arendusprojektide puhul. Minul ei ole mingisuguseid NATO investeeringuid taga, minul ei ole mingisuguseid eurokapitali, mingisuguseid, ma ei tea, mida iganes, et kusagilt kirjutate jälle midagi, saate midagi, elate jälle, kuidagi edasi on. Ja ma tean, et väga paljudel inimestel on väga palju seisvat raha pangas, sest ei ole võimalik, kuidas miljoneid ja miljoneid antakse kuhugile kellegile lihtsalt mingitele Ukraina, ma ei tea, petturitele. Et see on ka meile kõikidele teada, et seisev raha, ükskõik kus ta on siis pangas või riiulil, et see on täielik katastroof. Ja kui see mõte sind nagu tõeliselt kõnetab, võta minuga personaalselt ühendust, mitte avalikult kommentaariumis, vaid privaatselt, siis ma saan juba näidata, mis on valmis, milline on süsteemi arhitektuur, millised etapid seisavad ees ja mida partneri siis nii-öelda investeeringu paigutusega saaks konkreetselt edasi ehitada, arendada. Aga ma ütlen, et igasugustele sellistele mingitele suvalistele kuskile, kus ei ole nagu inimest taga, on mingi suvanimi või kes iganes, et ma loomulikult igaühega ei suhtle lihtsalt. Ja mida ma veel ütleks? Et 3-4 aastat tagasi näiteks tundus juba see ime, et masin oskab inimesega vestelda ja talle teksti kirjutada. Et see oli nagu täiesti ime, ma nagu meenutan neid aegasid. Et kui raske oli kirjutada näiteks ühte artiklit, ladusalt valmis seal mingi 1500 sõna, et see oli täiesti nagu ime, kui siis teisi intellekt hakkas aitama seda kõike. Aga täna ehitavad need süsteemid siis juba selliseid programme, millega pannakse Inglismaal terved elektrijaamad seisma, juba häkitakse sisse. See on selline negatiivne näide. Ja need süsteemid moodustavad juba digitaalseid organisatsioone. See on ka eraldi teema, sellest ma rääkima ei hakka. Aga ma ütlen veel seda, et mõne aasta pärast võivad need kapitalifirmad olla täpselt sama loomulik osa maailmast ja maailma majandusest, nagu on praegu meie internetipank või siis mobiiltelefon, mida te käes hoiate iga päev. Ja iga sellise suure asja juures on olemas üks hetk, mil see ei ole veel nii-öelda küps või valmis. Ta on toores, mitte keegi mitte midagi aru sellest ei saa. Kuidas kõik need suured asjad on tekkinud? Ja võtame kas või Google, et kuidas Google tekkis on. Oli üks tühi leht ja tühi kast, keset monitori, vanem põlvkond mäletab seda, noorem põlvkond ei tea sellest essugi. Ja mis on siis Google'st välja kasvanud täna, missugused tehisintellektid ja missugune võimas majandusharu sellest ühest tühjast kastist, millest enamik inimesi ei saanud mitte midagi aru. Ja enamik inimesi ei oska seda veel näha ja vaid üksikud saavad veel aru või saavad alles aru, mis tegelikult praegu maailmas sündimas on. Ehk siis hakkan nagu otsi kokku tõmbama, ütleks veel nii palju, et ratas on leiutatud, digitaalne mootor, kvantmootor on juba käivitunud ja nüüd ma ehitan kapitalifarmi, kus raha ei juhita inimese hirmu ja ahnuse, vaid puhta matemaatika, arvutuste, tõendite ja rangete reeglite järgi. Mõni võib vastu vaielda, et selliseid asju juba tehakse, aga ma ütlen, selliseid asju ei tehta, tehakse teistsuguseid asju, millel võib piltlikult visuaalselt olla sama kuvand, aga see kapitalifarm, mida mina teen, see on hoopis teine tase, teine teema, see on vähemalt aasta ajastust ees. Ja lõpetuseks võin öelda, et minu jaoks võib sellest saada isegi kogu minu elu kõige suurem projekt, sest ma ei näe siin selles projektis segajaid. Väga palju suuri projekte on mul elus segatud,
see on hoopis teine teema, kes need segajad olid, miks seda segati, kellel oli võim seda segada. Ja sellega ma tõmbangi otsad kokku, kui keegi tahab olla selle Kapitali farmi sünni juures, mitte pealtvaatajana, mida ma varsti ka näitan, vaid nii-öelda kompanjonina, investorina, siis võtke minuga personaalselt ühendust. Ja ma väga tänan, kes mind lõpuni kuulas, see pigem oligi võib-olla selline konsultatsioon tasuta teile maailmast, mis tulemas on, väheke siis isiklikest tegemistest, võtke heaks või pange pahaks, aga nii see välja kujunes. Ja ma ei ütle oma traditsioonilist lõpulauset, et me kuuleme peagi jälle, kui õige aeg on, vaid me kindlasti kuuleme jälle, aga kuna see õige aeg on, seda on väga raske ette ennustada, sest iga jutt, iga minut, iga tund, iga aeg, mis kulutada, siis nii-öelda selle mütsi peast või mütsi nokka tõstmiseks kõrgemale, ehk vaadata metsa taha, mis tulemas on, kus te ei näe mitte ainult puid, vaid näete ka taga suuri mägesid. See on ka investeering aega, rahasse. Aga mul ei olnud täna sellest kahju, sellepärast ma näen siin nagu suuremat missiooni. Ja aitäh veel kord kõikidele ja kunagi ikka kuuleme. Sellega ma lõpetan. Olge terved, olge tugevad. Austage üksteist, kaitske teineteist, hoidke oma lähedasi, sest ajad on väga keerulised. Need ajad ei lõppe, need süvenevad. Kõik see, mis me oma või enda ümber näeme, see võtab veel sügavamaid kujundeid. Nii et olge terved.